rõõmsat nelipüha. Me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks. Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed. Nii õpetab meile ja kinnitab meid apostel Paulus oma esimeses kirjas korintlastele. Seoses püha vaimu töö ja toimega meie keskel ja meis. Nelipühi tähistab kristliku kiriku sünnipäeva ligi 2000 aastat tagasi. Olukord siis Jeruusalemmas oli segane. Inimesed olid kindlasti kuulnud ja osa nendest kindlasti näinud seda vägivalda, mis tehti Jeesus natsaretlasele ehk Jeesusele Kristusele Golgata ristil. Nad teadsid, et see Jeesus, keda oli tervitatud kiituse hüüdudega, kui ta Jeruusalemma sisse tuli mõni päev enne, kui teda oli tapetud. Jeesuse jüngrid põgenesid ja peitsid ennast, kui Jeesus oli Golgatal surmatud. Nad kartsid, et sama tehakse neile. Aga Jeesuse jüngritel oli see rõõmus ja õnnis võimalus kohtuda isiklikult üles tõusnud Jeesuse Kristusega 3 päevast kuni 40 päeva pärast tema risti löömist. Apostel Paulus kirjutas, et lisaks jüngritele ligi 500 inimest olid kohtanud surnud üles tõusnud Jeesusega 40 päeva jooksul pärast tema ülestõusmist ja taevasse minemist. Aga nendel siiski kõigil olid südamel küsimused ja meeles, et mis saab nüüd, mida Jeesus teeb nüüd, mis meist saab. Kõik otsisid kindlaid vastuseid. Jüngrid ootasid lahendust Jeesuse käest. Jeesus lubas neile saata isa tõotuse. Ta käskis neil oodata isa tõotust. Ta ütles, või pühakirja on kirjutatud, ja kui ta nendega koos oli, keelas ta neid Jeruusalemmast ära minema ja käskis neil oodata isa tõotust. Ja siis ta ütles, mis see isa tõotus on. Te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale. Ja teie peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Tähendab tervele maailmale, tervele inimkonnale. Et see püha vaim, mu tulek, teeb neid võimelisteks ja paneb meid olema Jeesuse Kristuse tunnistajad tervele inimkonnale. Ja nii on kristlik kirik olnud sellest päevast peale, kui meil oli esimene nelipüha, tänapäevani ja on edasi. Ka meie elame segases maailma olukorras. Suur viiruse nakkushaigus ehk pandeemia on haaranud kogu maailma. Ja siin Ameerikas on praegu meeleavaldused ning vägivaldne lõhkumine ja põletamine nii mitmes ja mitmes suures linnas. Kõigele sellele lisaks on meil ka isiklikke õnne ja ebaõnne, rõõmu ja kurbuse ning edu ja ebaõnnestumise olukordi, mida me peame läbi elama, mida me peame kannatama.
Jumal vastab ka meile ja meie kogemuste keskel, meie kirikule, nagu vastas Jeesus apostlitele, et nad peavad ootama Isa lubaduse täitumist. Jumala abi tuligi Püha Vaimu kaudu. Jumal tuleb vaimses kehastuses kogu ühiskonna, kogu rahva hulka. Püha Vaim tuli iga inimese ligi ja kogu rahva peale üldiselt, kõik, kes olid Jeruusalemmas koos. Nii et esimestel päevadel jüngrid ristisid üle 3000 inimese usku Jeesusesse Kristusesse ja nemad said ka osa Püha Vaimu annist. Nagu piiblis apostel Peetruse sõnades on öeldud, ta ütles rahvale, parandage meelt ja igaüks lasku end ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks andmiseks. Ja siis te saate Püha Vaimu anni, sest teie ja teie laste ja kõigi inimeste pärast on see tõotus antud. Apostlite tegude raamatu 2. peatükis salmid 38 ja 39. Meie ja meie lapsed on ristitud Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse, sellega ka Jeesuse nimesse ristitud, sest Jeesus on üks kolmainu Jumalast ja kolmainu Jumal on Jeesus. Ja selle läbi on meile ka antud Jumala lubatud and, Püha Vaim. Meie ei ole alati Püha Vaimu olemist või olemasolu meiega tähele pannud. Üks Kanada Luteri kiriku usuteaduse professor kirjutas isegi õpperaamatu Püha Vaimu kohta ja ta pani selle pealkirjaks Püha Vaim kui kõigi vaiksem isiksus, tähendab üks Jumala kolmainu isiksusest, Isa, Poeg ja Püha Vaim, kõige vaiksem. Martin Luther õpetas Püha Vaimu kohta, et see on meie usulaeva loots. Loots tunneb teed, mis viib ohtudest ja karidest mööda sadamasse või avamerele. Loots juhatab meid kindlalt ja tervelt kohale läbi ohtude sadamasse. Nii ka Jumala poolt saadetud loots ehk Püha Vaim julgustab ja kinnitab meid iga päev ja igas olukorras nii isiklikult kui ka kogudusena, kirikuna. Püha Vaim päästis jüngrid ja teised usklikud kristlased välja segadusest ja teadmatusest. Ta sünnitas kristliku kiriku, mis on elanud ja toiminud Jeesuse Kristuse tunnistajana ligi 2000 aastat. Üks kuulus piibli sõnumi ehk tekstide selgitaja siin Ameerikas märkis, et Püha Vaim sai ihuliseks kristliku kiriku ja kristlaste kogudusena. Martin Luther õpetas, et Püha Vaimu töö on anda usku Jeesusesse Kristusesse. Jeesus ütles
ja lubas, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Ja edasi ta ütles, ja mina palun Isa ja tema annab teile teise trööstija, teise kui tema isiklikult, et see teie juurde jääks igavesti, tõe vaimu. Vaadake, missuguseid nimesid Jeesus annab pühale vaimule. Ka Johannese evangeeliumist 14. peatükist. Ja edasi, aga trööstja püha vaim, kelle minu Isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meele kõik, mis mina teile olen ütelnud. Ka Johannese evangeeliumi 14. peatükist. Me saame kindlasti usaldada seda, mida Jeesus on öelnud. Kui võtame kätte oma piibli ja hakkame lugema, siis saame olla kindlad selles, et Jumala püha vaim selgitab meile loetud teksti ja jätab ka seda meile meelde või paneb seda meelde ja vajaduse korral tuletab meile meelde, mis oleme lugenud ja mida Jeesus Kristus tahab meile õpetada kristlastena ja kristliku koguduse ja kirikuna, kes on ligi 2000 aastat vana ja on edasi aastasadu kuni lõpuajani. Aamen.